ja meil on uus hommik, täna on kätte jõudnud reede. Ja ma näitan meile meie hommik tegelikult tavaliselt välja näeb, nädala sees eriti. Me sõime just hommikusöögi ära. Siin luba ja peekon ja pannkook ja kõik head paremat on ju Rosi. Ja nüüd tavaliselt Rosi mängib. Opsti. Rosi mängib ja mina kas koristan või meisterdan midagi. Ja eile ma tegin neid paberkotist tähekesi ja täna jätkame. Nii et vaatame, millised meil veel välja tulevad. Ja taustaks käib meil, hetkel käib Rosinate pere vlogmas, aga vaatame, mis siin järgmisena tuleb, vaatame järjest läbi. Vahepeal Rosi magas siin ühe une ära, kell on varsti 12:30. Nüüd Oliver natuke veel ülevaldab tööd ja siis me mõtleme, mis me edasi teeme, et kas me lähme käime kuskil vahepeal, äkki lähme käime õues kuskil jalutamas. Rosi loeb nii armsat raamatut, siin ma näitan teile. Ja siis ma näitan, siin ma olen suutnud paar seda valmis teha. Eks neis, kas mulle meeldib või mitte. Ja teeme süüa, siin on Rosi söögid, minu sussid, me paneme jalga. Rosi söögi tegemisnõud. Ja hakkame toitu soojaks tegema. Mis siin toimub? Me hoiame siin lapst, kõige pisemat meil, ta on siin siuke kuune maksimum. Sööte teda või? No sööme teda. Nii Rosi tegi tal silma puhtaks, vaata keelega võib ju silma puhastada. Joo. Nii ka sügav korralikult teeb puhastuse ja oi. Võib-olla jäi beebi lollimaks, never know. Võib-olla jääd. Miks sa tegid mulle niimoodi, Rosi? Tal on kas juba aastaid kinni. Miks sa tegid mulle niimoodi? 20 aastat. Miks sa tegid mulle niimoodi haiget? Tegu minu vana nukuga. Ja mis sa vaatad seal üldse? Mis sa seal vaatad? Sest nagu nutaks. Jaa, üks ilastas mul näkku. See vend siin. Rosi. Mis meil siis täna veel plaanis on? Lähme jalutama Kadrioru parkis, lähme korra Pürmüüdi stuudiosse. Okei. Miks sul seda vaja teada on? Niisama. Davai. Terve hunnik paber, tähekesi valmis. Ja Oliver läheb nüüd tšekib, kas meil üldse autotööle läheb, et me saaks kuskil linna, sest öösel on miinus olnud. Nii kiire update. Läks nii nagu me kartsime. Auto ei läinud tööle külmast. Ja nüüd me vist teeme plaanid niimoodi ümber, et Oliveri tuleb siin keegi, ma ei tea, kes see tuleb. Kasko kindlustus tuleb. Kasko kindlustus tuleb. Paneb auto tööle. Mul tuleb Seesami poisid tulevad poole tunni jooksul ja siis panevad auto tööle ja siis ma sõidan Kiia esindusse, vaatavad auto üle, mis teema on, et kaua võib on ja jaks enam. Arvatavasti aku läbi, nii et vahetavad äkki aku ära. Ja Kadrioruga ja siis Stutsi, vaid lähme käime siin samas jalutamas hoopis. Aga ma loodan, et äkki läheb Kiias nii kiiresti, et nad ütled, jaa, aku probleem, vahetame aku ära mingi 10 minutiga, 10 minutiga väga lihtne vahetada. Ei ole hullu midagi ja siis juba jõuame ilusti Kadrioru jalutama. See on minu plaan A. Et kell 3 on aeg ja 3:30 peaksime olema Kadriorus. Et see mu plaan A, plaan B on see, et me ei jõua. Ma arvan, et plaan B läheb. Plaanid jälle muutusid ühesõnaga. Plaan A läheb käiku sellepärast, et auto läks tööle. Kaskomehed tulid siis, või Seesami kindlustuse poolt saadetud inimesed tulid, panid mul auto tööle. Ja siis ma juba sõitsin, käisin Jüri vahel siin sõitmas natukene maantee peal, et andsin vunki juurde akule ja nüüd ikkagi tegime otsuse, et lähme praegu jalutame perega ja
jõuab selle akuga tegeleda ka homme, nii et homme ka ju päev. Ja saab jälle homme uuesti kutsuda. Et saab homme jälle mõelda, kuigi ma andsin allkirja, et ma tegelen selle probleemiga ja lähen ostan uue aku. Nii et eks näis, nii et nüüd lähme jalutama. Laps magab, me oleme jõudnud siis otsapidi kohe Kadrioru parki. Me oleme siin Kadrioru staadiumi kõrval ja tal on mõnus suve siin. Meil matchivad ka saapad ja varsti ma saan selle musta pika sooja jopeni ja siia nagu eriti mõnus jalutamas käia. Ja varsti hakkab üldse igasugused pakke saabuma, sest et tulevad jõulud. Mõtlesin, et kinke ei tee, aga me teeme siis oleme mõnni võr. Mina ei tea midagi. Tähendab oli veel need kinkid mulle poolenisti jope, nii et ma sain oma kinki nagu kätte. Midagi peab talle ka tegema. Viisakas oleks. Mis sa saada tahad? Mulle uut autot ja siis uut maja. Maja? Mis maja tahad saada? Et ikka kunagi võiks maja olla. Ma mõtlesin seda iPhone'ist, aga kuigi räägib. iPhone'i tahaks muidugi, jah. Aga ei, kuna sa seda ei küsinud, siis... Muidu oleks saanud või? Jaa, ei, mul oli muidu ostetud, aga nüüd tagasi poodi. Aga ole hea, anna ikkagi üle. Ei, sa ütlesid, et autot ja maja, kuna ma kumbagi osta ei saa, siis saad kommi ja siis ma võin selle telefoniga poodi tagasi. Ai. Kadriorus on selline ilus, valgus põleb. Oliver, kas sa mäletad, mis 2 aastat tagasi me siin tegime või 3 või? Siin samas siin taga paistab üks selline karussell. Siin on väga nunnu. Nii, et siin ma just näitasin, et siin on väga nunnu. Siin on need, mis asjad nüüd olidki, lühtrid. On niimoodi ilusti pandud. Et ma tunneks ennast kuninglikult. Nii, meie jõudsime vahepeal juba meie stuudiosse, Pürmidi stuudiosse. Roosi ärkas. Me ei ole veel kindel, kas auto läheb käima või lähe, see selgub mõne hetke pärast. Siin on hea soe. Aga siin on hea soe. Ja Jonna siin niisama midagi hõõrub siin lauda millegi pärast. Pangakaardiga. Raha tekib. Et äkki tekib raha. Tuleb raha. Aga siin on meil siis väike stuudionurk, eks ole, nagu te näete, väike diivan. Siin on Mary pürmüüd. Ja siin on meil paar merch'i asja, kui veel on tarvis kellelgi. Mul siin trummid poolenisti üleval. No ja siin taga on stuudio, te olete kõik raudselt juba näinud, igav mõttetu. Ja ühesõnaga, siin paar kitarri ja ilus. Roosi teeb ühe kiire smuuti või see, mis iganes see on? Pirn ja õun. Ja meie teeme. Meil on kiire McDonald's. See on ka Eerik Orgu seal retseptis oli kirjas. Jaa, et iga reede võib Mäkki süüa. Ja tisu. Auto läks tööle, mis on positiivne. Jõudsime ka koju, olime kuskil 45 minutit McDonald'si järjekorras, mis on väga mõistlik tegevus reede õhtul. Mida sa muud ikka teed. Ja nüüd lõpuks jõudsime koju ja hakkame nüüd sööma. Ja tisu.